Päevakorra 6 punkt. Kuidas? Päevakorra 6 punkt Kroonuaia tänav 38/40 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine. Ettekandjaks abilinnapea Jarno Laur, palun. Auväärt volikogu. Kroonuaia 38/40 detailplaneering on jõudnud seisu, kus ta saaks vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata. Planeering ise algatati 13. november 2014. Krunt suurusega 2431 ruutmeetrit asub Supilinna miljööväärtuslikul hoonestusalal ja siis muu hulgas ka Vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis. Sihtotstarbega on seal kõik lihtne, see on elamumaa. Krunt on hoonestatud, krundil asub tänaväärne maja ja see on vastselt renoveeritud. Nüüd selle planeeringu sisuks tegelikult on krundi tihendamine ja korterelamu rajamise võimaluse andmine krundi nii-öelda sügavusse ehk siis hoovimaja rajamine. Nüüd selline ehitusõigus on võimalik tänu sellele, et Supilinna teemaplaneeringus, kus need täiendavate ehitusõiguste võimalused põhjalikult läbi vaieldi, oli see üks nendest kruntidest, kus see täiendav hoonestus üldisesse struktuuri sobib ja sellest lähtuvalt seda planeeringut ka on koostatud. Nüüd olemasoleva hoone ehitusalune pindala on 189 ruutmeetrit. Õuealale täiendava ehitusõiguse andmine on siis kuni 6 korteriga elamu püstitamiseks, mille suurim lubatud ehitusalune pindala on ka siis samas suurusjärgus 185 ruutmeetrit ja absoluutkõrgus 44,05 meetrit, mis on circa meetri võrra madalam kui tänavaäärne maja, mis on siis ka teemaplaneeringus sätestatud põhimõtte rakendus, et hoovimaja peab olema hoovimaja nägu ja põhijoone on ikkagi tänava ääres. Nüüd parkimine on siin lahendatud arvestusega 1 parkimiskoht korteri kohta. On võimalik krundile ehitada siis mõlemat maja teenindav abihoone maksimaalse ehitusaluse pindalaga 92 ruutmeetrit ja selle asukoht on siis määratud krundi serva, seal kus on ka kõrval asuval krundil siis abihoone. Nüüd krundi haljastuse osakaal 51,8, 20% sellest peaks olema kõrghaljastus. Planeeringu eskiis on käinud ka avalikul arutelul, mis toimus oktoobris eelmisel aastal ja nüüd on planeering saavutanud sellise küpsuse, et võiks saata ta avalikule arutelule või väljapanekule, vabandust. Aitäh. Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Tänan. Siis kaasettekandjaks on Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Verni Loodma, palun. Aitäh, hea juhataja ja volikogu liikmed. Ega mul siin väga palju midagi lisada ei ole. Informatsioon sai põhjalikult jagatud ja komisjon on ka seda meelt, et selle detailplaneeringu võiksime avalikule väljapanekule saata. Aitäh. Aitäh. Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Tänan. Kas soovib keegi öelda repliiki? Lõppsõna? Kui mitte, siis panen otsuse eelnõu hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 29, kas on keegi vastu? Ei ole, otsus üksmeelselt vastu võetud.